Armsad Suure Reede kirikulised, südamest hea meel on, et sa oled tulnud täna. Kui sa võtad tänast kui kontserti, siis see ei ole päris selline, nagu üks tavaline kontsert on. Ja kui sa oled täna tulnud jumalateenistusele, siis see ei ole päris selline jumalateenistus, kui tavaliselt on. Kontserdi mõttes ei ole ta nii palju see, et laval on esinejad, saalis on kuulajad ja laval olijad jagavad midagi saalis olijatele. Ta ühtepidi on niimoodi, aga teistpidi me vähemalt igatseme ja palume, et see oleks midagi rohkemat kui lihtsalt see. Teistsuguseks teeb ta juba selle, et tänase kontserdi jooksul on meil võimalus ka osa saada Kristuse surma mälestamisest või armulauast. Ja kontserdi poole pealt, et miks ta on teistsugune, siis ma kohe kontserdi alguses ma loodan, et teil on see kontserdi lõpus ka meeles, palun mitte plaksutada. Mitte seda, et baptisti kirikus ei plaksutata, ikka plaksutame, aga tänane on lihtsalt midagi sellist, kus plaksutamine nagu ei ole päris õigel kohal. Võib-olla hoia, isegi kui tunne on, et tahaks plaksutada, siis hoia seda tunnet ja kui ülestamispühade hommikul üles ärkad, siis plaksuta nii palju, kui südamest tuleb. Aga jätame täna ka, kui laulud on lauldud ja see kantaat ka lõpeb, jätame selle ühe sükse õhku, ühe ruumi. Kas on vaikus või ootus, võib-olla kellegi jaoks segadus, ma ei tea, aga las see jääb. Minu palve ja igatsus tänasega seoses on see, et me oleksime kõik omamoodi toomad. Teate seda Toomast Piiblist, apostel. No sa võib-olla küsid, et sa tead, et me teame, et Toomas oli uskmatu Toomas. Et kas ma tahan, et me kõik oleksime uskmatud? Selle järgi, mida ta tunneme. Aga mäletate te Piiblist seda kohta, kui Jeesus siis tuli uuesti ja nad kohtusid ja Toomas oli endiselt, ta kahtles. Ja siis Jeesus ütles, et pane oma sõrm minu haavadesse. Ja Toomas tegi seda ja mis ta siis ütles? Minu issand, minu Jumal. Ja armsad, me kõik oleme ühel või teisel moel uskmatud. Me mingisuguses osas kahtleme, mingis osas me oleme uskmatud. Vahel me oma sõnades oleme usklikumad kui võib-olla tegudes. Ja meil kõigil on see koht, kus võib-olla Jumal täna läbi selle muusika kaudu ka ütleb, et pane see sõrm minu haavadesse, tule mulle kuidagi väga lähedale, tunneta seda teekonda, millest mina olen läbi läinud. Ja et me tänase kontserdi lõpus võiksime öelda, minu issand, minu Jumal. Ma tahan tänada meie imelist koori. Me oleme teinud kolm proovi koos tänasega. Ja seda saate varsti teada, kui selgeks me siis saanud oleme. Aga me oleme teinud ka siis kodus tööd, nii et vähemalt proovis kõlas väga, väga hästi. Ma olen südamest tänulik Alanile ja Chantalile, kes on meiega kaasa tulnud sellesse projekti, sellesse kantaati. See on imeline. Cello ja flööt. Mul on tohutult hea meel, et diakon Karl Paju on olnud nõus olema tänane evangelist, kes piiblitekste loeb. Ja päris passiivne, armas kuulaja, sa siiski olla ei saa, selle laulu lehe peal või kava peal on 2 laulu, millele on kirjutatud ühislaul. Ja teine on lõpulaul. Ehk me alustame ühe lauluga koos ja me lõpetame ühe lauluga koos, mis ei kuulu kantaati. Aga kui sul tekib kiusatus seda kantaati järgides vaadata, et ma tahaks ka kaasa laulda keelatud
ei ole, et võid, kui naaber küünarnukiga märku hakkab andma, siis võib-olla võtta vaiksemaks lihtsalt. Aga see on, ole nii osa sellest, kui vähegi võimalus. Me kohe laulame tuntud hümni Õudse mäe künka peal. Aga Isa, ma palun sinu ligiolu ja armu sellele teekonnale, millele me astume. Aita, et mitte ainult meie hääl või häälepaelad ja keel ja meie kuulmisorganid ei astuks seda teed, vaid kogu meie olemus, meie hing, meie vaim, meie ihu võiks saada kuidagi väga lähedale sinule. Et see, kus sina läbi oled läinud, võiks meile saada kuidagi väga lähedaseks. Jeesus, kui sina tundsid, et sa oled maha jäetud, siis aita meil kogeda seda, et me oleme täna siin leitud, me oleme täna siin armastatud, me oleme täna siin sinu poolt hoitud. Jeesuse nimel. Amen. Õudse mäe künka peal laulame koos ja teeme seda seistes.
altera die videt Johannes Jesum venientem ad se, et ait ecce agnus Dei, qui tollit peccatum mundi. Agnus Dei, qui tollit peccatum mundi. Agnus Dei. Agnus Dei. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad. Ei ole olemas suuremat armastust. Juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Me ekslesime kõik just nii kui lambad. Me pöördusime käima oma teed. Kuid issand laskis tema peale tulla. Kõik patud süüdjad ja me puudused. Kui minati siis taiavan suud, kui lammas, kes on vaid ja
käitusime kõik just nii kui lambad. Pöördusime käima oma teed. Kuid issand laskis tema peale tulla. Kõik patud, süüdiod ja me puudused. Saabus hapnemata leibade püha, mil paasatal pidi tapetama ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge ja valmistage meile paasa, et me seda sööksime. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist, sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Kui nad lauas istusid ja sõid, ütles Jeesus, tõesti, ma ütlen teile, üks teie seast, kes on minuga koos söömas, annab mu ära. Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järele talle ütlema, ega ometi mina. Aga Jeesus ütles neile, 11 12, kes sööb minuga samast kausist. Jah, inimese poeg läheb küll ära, nii nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Ega see pole mina, kes oma mõtetes annab sind ära. Ega see pole mina, kes oma tegudes reedab sind. Ega see pole mina, kes salgab sind hommikul vara. Ega see pole mina, keda osta saab, nii saab hind. Ega ometi mina, ega ometi mina. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles, võtke, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas ja andis selle neile ja nad kõik jõid sellest. Ja ta ütles neile, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest. Tõesti, ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Mis murtakse kõikide
kui Jeesus oli oma jüngritega koos, siis ta murdis koos leiba. Ja ta ütles, et see leib, mis me murrame, see on minu murtud ihu. Ja see vein, mis me joome, see on minu valatud veri. See on lepingu veri. See räägib minu armastusest. See räägib minu lunastusest. Jeesus murdis leiva. Ja ta õnnistas. Isa, me täname sind, sinu kalli poja Jeesuse murtud ihu eest. Me täname, et Jeesus, sa lasid ennast murda selleks, et kinkida meile terviklikkus. Täname sind sinu valatud vere eest, milles on vägi, milles on elu. Ja kui me täna mäletame seda, mida sa teinud oled, siis me samas tahame usus vastu võtta seda õnnistust, mis on selles lepingus, mille sa oled meiega teinud. Issand, õnnista seda leiba, õnnista seda mahla. Me tahame sinu kogudusena saada osa sinust läbi selle. Tänu sulle, et sa õnnistad seda meie igaühe heaks. Amen. Meil on need väikesed topsid. Inimlik. Aga ma usun, et see Jumala jaoks ei tee seda vähemaks. Armsad, see väike küpsise tükk, see on Jeesuse murtud ihu meie kõigi eest. See mahl on Jeesuse valatud veri meie eest. Tõuseme ja palume koos, nagu Jeesus on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
ja kui nad olid laulnud kiituse laulu, läksid nad välja Õlimäele. Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile, palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvat viskadeks. Ja palvetamast tõustes tuli Jeesus oma jüngrite juurde ja leidis nad magamas kurbuse pärast. Ja ta ütles neile, miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Minu isa, mu hing on kurb kuni surmani. Minu isa, ma ei tea, kas on see üldse võimalik. Kuid mingu see karikas must mööda. Ma ei tea, kas suudan kanda seda ma. Mingu see karikas must mööda, mingu mööda, kuid siiski sündigu, puistad sa. Minu isa, mu hing on kurb kuni surmani. Minu isa, ma ei tea, kas on see võimalik. Mitte nii, kui tahan mina, mitte nii, kui mulle hea, vaid isa lasu tahet sündida. Mitte nii, kui tahan mina, mitte nii, kui mulle hea, ja isa lasu tahet sündida. Isa lasu tahe sündida.
Ja Jeesus ütles neile, teie kõik taganete minust, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja lambad pillutatakse laiali. Kuid pärast minu ülesäratamist lähen ma teile eele Galileasse. Aga Peetrus vastas talle, kui ka kõik taganevad, siis mina küll mitte. Ja Jeesus ütles talle, Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu, aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõppeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. Peetrus ütles talle, Issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma. Jeesus aga ütles, ma ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna enne, kui sa oled 3 korda salanud, et sa mind tunned. Rabbi, I will not fall away. I will not fall away. I will not. Ära ütle, mina jään, sest sa ei tea, mis teed, kui kätte jõuab tund. Ära ütle, mina teen, sest ega keegi meist ei tunne päris end. Ära ütle, ma ei salga, ehk pole keegi küsinud veel su käest. Ära ütle, ma ei hulga, ei jaksa keegi seda ainult oma väest. Issand, aita olla musta, Issand, aita kinni hoida käest, Issand, aita olla võitja, kes valgesse siin näeb. Issand, aita olla usta, Issand, aita kinni hoida käest, Issand, aita olla võitja, kes valgesse siin näeb, kes valgesse siin näeb, kes valgesse siin näeb. Kui Jeesus alles rääkis, saabuski Juudas, üks neist 12, ja koos temaga mõõkade ja nuiadega meeste salk ülempreestrite ja kirjatundjate ja vanemate poolt. Ja nad viisid Jeesuse ülempreestrite ette ja kõik ülempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku. Aga ülempreestrid ja terve suur kohus otsisid tunnistust Jeesuse surmamiseks, kuid ei leidnud, sest paljud tunnistasid küll valet tema peale, aga nende tunnistused ei läinud kokku. Ja ülempreester, tõustes keskele püsti, küsis Jeesuselt, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Nad viisid nüüd Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta, aga oli varahommik ja nad ise ei läinud kohtukotta sisse, et nad ei rüvetaks end, vaid võiksid süüa paasat.
Pilaatus tuli siis ise nende juurde välja ja lausus: mis kaebus teil on selle inimese peale? Nad kostsid talle: kui see siin ei oleks kurjategija, ei me siis oleks teda sinu kätte loovutanud. Pilaatus läks nüüd taas kohtukotta ja kutsus Jeesuse ning ütles talle: kas sina oled juutide kuningas? Jeesus vastas: minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole siit. Pilaatus ütles nüüd talle: sina oled siis ikkagi kuningas? Jeesus vastas: need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält. sa küsi, kes olen mina. olen puusepp ja päästja, lunastaja ja looja, elu valgus ja püha, Jumala poeg, kes taevast elu leib taeva manna, imeline nõuandja, rahuvürst, vägev Jumal, advokaat, õpetaja. sa küsi, kes olen mina. elav vesi, kõikvõimas, prohvet, kalju ja sõna, Immanuel isand, teeniv kuningas Messias, Jumal lihaks, kes saanud, särav täht, ilma valgus, juuda lõvi, kõige algus, patusele maa õigus. sa küsi, kes olen mina. nurgakivi ja pea, karjane, kes on hea, Jumala ohvrid all on maailm mu jalge all. olen armastustee, viinapuu tõeline, olen uks lammasteel, isa ainuke poeg. sa küsi, kes olen mina. ülestõusmine elu, mees, kel tuttav on valu, võitud Messias Kristus, lootusetute lootus, mu nimi on, mina olen. sa küsi, kes olen mina. mu nimi on, mina olen. sa küsi, kes olen mina. mu nimi on, mina olen. Pilaatus kutsus kokku ülempreestrid ja ülemad ja rahva ning ütles neile: te olete toonud minu juurde selle inimese otse kui rahva ässitaja ja vaata, mina ei ole teie ees teda üles kuulates leidnud sellel inimesel ühtegi süüd, mida teie tema peale kaebate. Kuid ühtegi süüd ei ole leidnud ka Herodes, sest ta on tema saatnud tagasi meie juurde. Ja vaata, ta ei ole teinud midagi, mis vääriks surma. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks.
aga ta oli kohustatud neile pühadeks ühe vangi vabaks laskma. Aga rahva hulk karjus ja hüüdis: hukka ta ära, lase meile vabaks Barabas. Too oli linnas sündinud mässu ja mõrva pärast vangi heidetud. Aga Pilaatus pöördus taas nende poole, tahtes vabaks lasta Jeesust, kuid nemad karjusid vastu: löö risti, löö ta risti! Via
Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülemad kirvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud, päästku ise ennast, kui ta on see äravalitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa ise ennast. Aga tema kohal oli ka tahvel, see on juutide kuningas. Vaid su armastus tõeline. Mu elu kuningas, ei seda vääri ma, mis sa teed, mis sa teed, mis sa teed. Seal ristil olema mu käed ja jalad peaks patu eest, patu eest, patu eest. Mu elu kuningas, sa ripud risti peal. Minu eest, minu eest, minu eest. Ei hoia kinni seal, siin naelad tugevad, vaid su armastus tõeline. Mu elu kuningas, ei seda vääri ma. Mis sa teed, mis sa teed, mis sa teed. Seal ristil olema mu käed ja jalad peaks patu eest, patu eest, patu eest. See on armastus, mis näen ma Golgatal. Ja see on armastus, mis veel
Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärastlõunat. Kella 3 paiku aga kisendas Jeesus valju häälega: Eli, Eli, lema sabatani. See tähendab: mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Aga mõned sealsetest seisjatest laususid seda kuuldes: see hüüab Eeliat appi. Aga teised rääkisid: noh, olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda päästma. Jeesus aga, kisendades taas valju häälega, heitis hinge. Ja ennäe, templi vahevaip kärises ülalt alla 2 ja maa värises ja kaljud murdusid ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema surnuist üles äratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maa värisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid: tõesti, see oli Jumala poeg. Isa, pole kunagi tundnud seda tunnet. Isa, nii üksinda tunnen ma end. Isa, pole iial nii kartnud enne. Ma ei kuule, ei näe ja ei tunne sind. Isa, miks sa mind maha jätsid? Siis kui vajan ma eriti sind. Isa, miks sa mind maha jätsid? Kuule, ei näe, ei tunne sind. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse.
ühtepidi oleme me oma teekonna lõppu jõudnud. Teisiti võttes ei ole see ju teekond, mis on käidud, kui me mõtleme Jeesuse teekonna peale. See ei ole teekond, mis on käidud selleks, et me kord aastas seda mäletaksime. Vaid see võib olla meie igapäevane teekond. Elada oma igapäevast elu lähtuvalt sellest, miks Jeesus seda tegi. Ja meie teame, et reedele järgneb pühapäev. Mõnes mõttes selles teoses jäi Jeesus ristile. Aga me teame, et tuleb pühapäev. Tänane lugu tuletab meile meelde, et ilma suure reedeta ei ole ülestõusmist. Ilma surmata ei ole sündi. Ilma ristita ei ole krooni. Ja need on need valikud, mida me oma elus, oma igapäevases elus saame teha. Armsad Jumal, õnnistagu teid kõiki selleks. Jumala rahu jäägu teie kõigiga. Jumal armastab sind rohkem, kui sa oskad arvata. Olge hoitud. Me laulame koos veel ühe laulu ja siis võtame vastu ka õnnistussõnad. Jeesuse risti juurde ma tahan ikka jääda, või Jeesu risti juurde. Tõuseme ja laulame selle koos.
issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Minge rahus ja ilusad õnnistatud saabuvat ülestõusmispüha.